Millal teil endal tekkis see usk, et 25 sügisel olete te taas meistriliigas? Ma ei näe nende noorte poiste treenimisel mingit mõtet, kui ei ole seda tippu seal Tapal ja nad saad kuhugi pürgida. Kuidas sa meeskonna uuesti kokku said ja kui palju on seal eelmisi mängijaid, kui palju noori, kellest sa just rääkisid? Nii rasket tööd pole ma võistkonna kokkupanekul teinud kui see aasta, ütleme. Pooled mehed on tapakasvandikud ja pooled on siis need, kes teenivad kaitseväes. Aga ma loodan, et kui nad on selle noore sõduri baaskursuse läbi saanud, et siis ma näen neid rohkem ka. Madis, millega siis Tapa võistkond sinu uuesti Mistrast enda juurde rääkis ja kui keeruline see otsus sinu jaoks oli? Kui aus olla, siis minu jaoks see otsus oli isegi üllatavalt raske. Aga ära mind moositi sellega, et samaväärsed võimalused ja kuna mul endal töö ja kõik muu elu on ikkagi Tapa lähistel ja Tapa ümbruses, siis ma nägin, et ta teeb elu kõvasti lihtsamaks, kui tulla kodukanti tagasi. Kui sa nüüd mõtled sellele viimasele hooajale, kas esiliigas mängimine kuidagi ka publiku huvi mõjutas või Tapal on käsipall ikkagi nii sisse juurdunud, et ühe aastaga ei juhtunud küll midagi? On suured lootused, et see aasta näeb rohkem publikut ja on võimalus uuesti publiku rekordid purustada Tapa saalis.